Suvi käes, loodusesse minek, siin me läheme alati auto ja võtame kaasa ka ratta. Ja kui me ratta kaasa võtame, siis me vajame ka rattaraame. Kõigepealt tasub läbi lugeda kindlasti kaasas olev manuaal, kus on väga hästi ette näidatud, kuidas paigaldada rattahoidja ja kärukonks. Paljudel autodel on teiseldatav kärukonks. Selle paigaldamiseks tuleb kõigepealt eemaldada see kate, võtta ka kärukonks, asetada ja paigas. Olles konksu paigaldanud, veenduge, et see on korralikult kinni. Rattaraame on erinevaid. Seekord me paigaldame sellist, mis kinnitub kärukonksule. Olles rattaraami paigaldanud, veenduge, et sellist lukustate, sest rattaraam ei ole odav ja vargaid on palju. Olles veendunud, et kärukonks on korralikult paigas, rattaraam küljes, ühendage ära ka pistik. Kui pistik on ühendatud, lülitame siis autol gabariidid ja ohutuled, et veenduda, et kõik vastavad tuled oleksid ka siin. Kui tuleb kontrollitud ja kõik on kinni, tuleks tõsta ka auto number siia, et oleks teistel liiklejad hästi nähtav. Või küsida Maanteeametist 3. duplikat. Kui ratas paigaldatud, veendu, et oleks korralikult kinni, rihmad fikseeritud, siit korralikult kinnitatud ja sõit võib alata.